hindamiseks teie kõne salvestatakse ja andmeid töödeldakse. Hello, you have reached State Helpline 1247. For better service, your call will be recorded and data is processed. Riigi infotelefon pere, kuidas saan aidata? Tervist, mina Erik Berlin vaatasin, et selline infotelefon avatud ja tuulikute osas nõu andmas inimestele või? Nii, jah. Tuulegeneraatoritele. Palun, küsige. Et kuidas ma olen lugenud nii palju, et see kahjustab tervist ja on loodusele kahjulik ja tegelikult majandusele ka. Et millist nõu te siis inimestele annate selles osas? Ma ei kuule hästi teid. Küsige uuesti see viimane. Et ma olen lugenud selle kohta nii palju, et see on tervisele kahjulik, loomadele, lindudele, keskkonnale, põhjaveele ja ka majandusele tegelikult, elektri hinnale, et millist nõu te annate selles osas inimestele? Ja mille põhjal? Millist nõu te soovite kuulata siis, et me võime rääkida teile, et see ei ole tervisele kahjulik, need tuulikud. Aga teistpidi te ei või rääkida või? Kuidas? Et kas teile on nagu selline suunis antud, et te võite seda rääkida, et see ei ole tervisele kahjulik? Ei, meil on ikka olemas, need on Kliimaministeeriumilt vastused, et ei ole tervisele kahjulik see. Ja kas te usaldate seda nagu jäägitult, et muud varianti siis ei ole või? Mis variantid soovite kuulata siis? Ei, no ma mõtlengi, et kui meil on et teadustööd, mis leiavad tervisemõjud ja kahjud, et siis teil on antud suunis praeguse infoga. Terviseamet on ka neid kontrollinud. Mida siis täpsemalt? Kõik need magnetväljad ja kõik need infrahelid ja kõik sellised asjad. Hallo? Jaa, hallo. Aga te ise isiklikult usaldate siis seda, et kui Kliimaministeerium ja Terviseamet annab teile suunise, aga olete valmis kaaluma ka seda, et te võib-olla eksitavad teid ja eksitavad rahvast? Ei, seda me ei kaalu, jah. Aga siis kui nemad on teinud need uuringud, siis on see õige. Aga siis on juba, me oleme sellise vaba ja avatud teaduspõhidest debati reeglitest juba väljas, kui me ei ole isegi valmis kaaluma teisi allikaid ja andmeid. Jah, kas teil on veel mingeid küsimusi? Ei, ma selles osas tahakski rääkida, sest et ma olen ise isiklikult saatnud kõikidele omavalitsustele, kus need arendused mingis järgus on, kirja, ettepaneku, viidete oma videodega, kus ma olen PowerPointi sinna pannud, need salvestused ja seal on üle 30 teadusartikli retsenseeritud usaldusväärsetest rahvusvahelistest allikatest, mis kõik viitavad sellele, et on tervisemõjud negatiivsed. Ja siis ma mõtlengi, et nii naljakas, et eelmine kuu, kui Yoko Alender oli kliimaminister ja Vändras oli siis omavalitsusjuhtidele koosolek, siis ta ütles umbes täpselt nii, et me laseme uurida, et sellel ei ole negatiivset tervisemõju. Aga see uurimuspüstitus ei ole juba erapooletu, eks, et see ongi see, et me otsin tulemust, mida ma tahan, mitte seda, mis päriselt on. Ja et selles osas on mul suur mure, sest et minu jaoks on ikkagi päris selge, et need teadusuuringud, mis on tehtud, neid ei saa lihtsalt ümber lükata mõne uuringuga, mis ei leia mõju. Kui sul on üks väga hea teadusuuring, ütleme kuskil Oxford Pressis või Nature ajakirjas avaldatud, mis näitab, kuidas see tuleb, siis samasugune mehhanism teises kohas teeb täpselt sama asja, et seda ei saa nagu puhtaks pesta paberil. Et on, teadust on ju igasugust, eks, et nõustuvad praegune sotsiaalminister ja eelnev ja kõik, et konsensust ei ole, et see oleks kahjulik, aga konsensust ei ole ka, et see ei oleks kahjulik, sest et on nii palju uurimusi, mis näitavad, et see on.
ja noh, siis mul ongi mure oma kaasmaalaste ja kodukoha ja laste tervise ja tuleviku pärast, sest et noh, et see ei ole aus, kui ei olda valmis isegi vastaspoole nagu allikaid vaatama, lugema, süübima, isegi nagu kaasa mõtlema, vaid noh, asutud siis lihtsalt kangelt sellele seisukohale, et ei ole ja me ei vaata teie muid asju, mis ütlevad, et võib-olla on. No et see läheb vastu Euroopa Liidu õiguse alusprintsiipide, ettevaatusprintsiibi, Aarhusi konventsiooni, meie põhiseadusega. Et noh, tegelikult on päris tõsine kelmuse kahtlus. Sellega on ikkagi, et kui kaugele nad võivad inimeste majadest ehitada ja kõik on ju seal, neile on ju paika pandud nii Terviseametil kui Kliimaministeeriumil. Aga need andmed on muutunud ajas. Seda ma ei oska teile öelda, meil seda infot ei ole. Mina oskan, ma võin öelda kohe Sotsiaalministeeriumi dokumendiregistrist ametliku kirja, mille saatis Hanno Pevkur 2010 aastal Jaanus Tamkivile. Hanno Pevkur oli siis sotsiaalminister ja ta tegi TTÜ ekspertgrupi arvamusele põhinedes, kus oli dokument kaasas, tuulikute negatiivse tervise mõju, infraheli eeskätt, analüüs rahvusvahelisest üldsusest, nii Saksamaa, Hollandi, Inglismaa, erinevate rahvusvaheliste uuringute põhjal ja seal soovitati üle 6 megavatiste tuulikute minimaalne kaugus elamu hoonest 4,5 kilomeetrit. Ja see oli, see on ministri kiri teisele ministrile ettepanekuga teha selline asi. Ja noh, et see asi ei saa lihtsalt nagu, et nüüd on korras. Sest et noh, ma tean inimesi, kellel on Eestis juba nagu tervisehädad ja neid ei ole vähe. Ja noh, lisaks olles seda kõike seda muud kirjandust ja ma ütlen, et see on teaduskirjandus uurinud, siis noh, ma olen saatnud kõigile omavalitsustele ja oma omavalitsuses, kus ma käisin, ma tegin keskkonnakomisjonile 2 tundi ettekande, PowerPointi viidetega, kõik nagu vaatame, kontrollime, räägime kõik asjad. Ja nemad loobusid sellest arendusest. Ja need on mitmed omavalitsused, kes on seda teinud, et me ei saa seda ignoreerida, kui inimesed altpoolt hakkavad nagu ütleme, et okei, et äkki valetatakse meile siis. Ja kui nagu me ei saa isegi vabalt nagu analüüsida vastaspoole argumente, enam isegi ei võeta kuulda, et siis on ikkagi selline korruptsiooni ja ma ütlen, et kuriteokahtlus väga laial skaalal. Sest et aus teadus ei karda küsimusi, et küsimused ongi see, kuidas teadust tehakse. Et kui sa teed ühe hüpoteesi, et tervisemõjud ei ole negatiivsed tervisemõjusid ja lähed, ütleme, oma magistri- või doktoritööga siis kaitsmisele ja tulevad retsensendid, kes lükkavad ümber selle, ütlevad, et vaata, aga siit tuleb välja, et on negatiivne mõju. Et siis see ei päde. Et muidu oleme jälle nagu nõukogude ajas, et me ei või isegi küsimusi küsida ja teised teadlased ei või siis nagu kahtluse alla seada seda, mida meile öeldakse. Et see on siuke nagu tõeministeeriumi düstoopiline halbune nagu tundub. Ja et seesama dokument, millest ma viitasin, mille siis Pevkur saatis Jaanus Tamkivile, oli toona, kui Vändras käisid siis omavalitsusjuhid kohtumas Kliimaministeeriumiga, siis meie vallavanem ütles selle sama dokumendi ja luges selle ette selle neile ja küsis, mis me siis nagu teeme, mida me siis nagu arvestame. Et kui te praegu ütlete, et ei ole, aga nagu toona näed, oli päris selge, et on ja miks on ja kui palju kaugemale peaks panema. Et kui täna võib kilomeeter või mõnes kohas isegi vähem olla nii suured tuulikud, siis toona pakuti, et vähemalt 4,5 kilomeetrit peaks see olema. Ja Joko oli selle peale lihtsalt silmi pööritanud ja öelnud, et tehke seal, mis tahate, et
aga peale seda kohtumist, kui ta oli seda kuulnud, andis ta TV3-le ikka intervjuu, kus ütles, et me anname suunise Terviseametile, et nad leiaks selle tõestuse või kinnituse, et mõju ei ole. Aga noh, see ei ole enam avatud ja vaba teaduspõhine debatt, kui me küsime konkreetset tulemust. No see on nagu tellitud teadus ja kui sa maksad kellelegi ja ütled, ma tahan sellist tulemust saada ja siin on nagu eelarve, siis teadlased ka sõltub ju metoodikast, uurimusküsimusest, millega sa mõõdad, mida sa üldse uurid, kuidas sa seda teed. Ja täna on meil nii palju inimesi, kes on kõik need vead välja toonud mõõtmises, metoodikas, mida ja kus, kuidas, millal uurida. Et see Saarde uurimusega samamoodi tuli välja, et tegelikult see osooni saates oli filmi peal siis nagu need detsibillid ja seal oli selle mõõteriista seeria number, mis erines sellest, mis oli aruandes. Et juba siuksed väiksed asjad ujuvad pinnale, kus ongi nagu pettus. Ja siis ma olen lihtsalt maru mures meie rahva pärast, sest minu jaoks ongi et 20 kilomeetrit vähemalt, kuhu maani see mõju ulatub. Seda on kinnitanud hiinlaste maailma kõige suurem uuring, mis on Nature ajakirjas avaldati, et see ei ole ainult inimestele, loomadele, vaid ka taimedele. Kogu elusloodus, mis hingab ka, nagu raku tasandil, selle areng ja elutegevus on pärsitud. Ja kuna meil me koosneme ka rakkudest ja veest ja panna sinna kõrvale veel erinevad loomkatsed, nurisünnitused, Soome või seal Rootsi veterinaar ajakirjas, teadusajakirjas, kuidas haudekanad suremus protsent 90% kilomeetri raadiuses. 3 kilomeetrist langes. Et need on nagu riiklikud andmed, suured ülikoolid, teadlased, professorid ja meie need inimesed, kelle tegelikult ei ole pädevust. Ma olen nendega rääkinud, nad ütlevad, et neil ei ole aega, et meil on muud ka teha ja ei ole seda spetsialiteeti. Aga ometi nad teevad nii vastutusrikkaid otsuseid. Ja kui mina väidan, et vaata, te panete kõik oma kaasmaalased ohtu sellega, et see ei tohi nagu minna nagu umbropsu peale, eriti kui öeldakse, et kuulge, see ohustab meid kõiki, siis peab ju eriti nagu kindlaks tegema ja erapooletult. Nii et et vaatame nendega, kes ütlevad ka, et see on kahjulik, et vaatame koos siis, miks see on kahjulik. Mitte nii, et okei, me lähme uurime selja taga, aga me ei ütle teile, kuidas me uurime, millega me uurime ja siis tuleme lagedale, et need ei ole kahjulik. Et see ei ole aus. Ja siis tunduski, et ma nägin kuskil kuulutust, et on riigi infotelefon ja me räägime tuulikute tervise mõjust, et kas te, et kui palju te ise sellest nagu teate või te täidategi käsku, et öelda, et kõik on hästi, et tegelikult ei ole. Jah, meil sellist infot ei ole, et nad on nagu kahjulikud. Kui te annate mulle mõne e-maili, ma saadan teile, sest et kui te annate inimestele sellist mõju, siis või nõu... Kahjuks meie tohime ainult Kliimaministeeriumi ja Terviseameti infot jagada. Aga et ise veenduda, et ei oleks nagu kuriteo kaasosaline. Kliimaministeeriumile saata kirja. Olen rääkinud, olen vestelnud. Ja, aga meie kahjuks et ei saa seda infot jagada. Aga isiklikult, et te saaksite nagu veenduda selle töö eetilisuses, mida te teete, et... Jaa, ma saan aru sellest, aga aitäh selle eest, aga jah, kahjuks me ei tohi muud infot anda nagu, et ainult see, mis meil on nagu pädevalt antud meile ministeeriumite poolt. Aga kui ma ütlen, et... Muidu ka inimene võib hakata meile ju saatma ja me ei saa niimoodi sellega nagu me ikka võtame riiki või ministeeriumite infot arvesse. Aga kui on TTÜ, Tehnikaülikool, teinud 10 aastat tagasi analüüsi
ja meie ministeerium ja riigi tasemel on saadetud see soovitus. Siis peab nemad siis andma Kliimaministeeriumile või Terviseametile need andmed edasi. Ma lihtsalt mõtlen, et kas see teid ei võta nagu küsima või mõtlema, et äkki tõesti. Jah, ma juba nagu ütlesin, et me tohime ainult Terviseameti ja Kliimaministeeriumi infot arvesse võtta nagu ja edastada inimestele. Ütlen, et jah, aga Saksamaal jah, 30-ndatel Saksamaal oli ka seaduslik kõik.